väike rõõm, las olla igas päevas ja üks pilk või naer, üks õis või värvilaik. Kristel Sööt on võtnud südameasjaks Springer Spanielite tutvustamise. Kristelle on tõeline oma ala fänn. Oma Grace'ile käis ta Peikat kaugelt piiri tagant otsimas. Kosjas käik läks korda. Tänaseks on värske pesakond juba uude kojuminekuks valmis. Ultrahelis nähti ja kõigest 8 kutsikat. Ja tavaliselt niimoodi on umbes ka olnud, aga päris palju tulid üksteise taga ja tavaliselt ei ole ka nii suur pesakond üldse, et pigem 6-8 kutsikat ongi täiesti normaalne. Üks väike rõõm, las olla igas päevas ja 12 Spanieli hakatist on aga tõesti palju. Ilma ema abita Kristelle nendega hakkama ei saakski. Koos nad neid kantseldavadki, aga tõtt öelda ei saa nad ka kahekesi väga hästi hakkama. Õu on ju suur ja kui kutsad aedikust välja lasta, siis on sekundiga pahandus käes. Õnneks on pererahvas juba arvestanud, et see suvi tuleb ilma lilleklumpideta läbi ajada. Räägitakse, et spanielid on ka väga kõva isuga, kas see dieedipidamine on väga raske? No kui niimoodi neile kõrvalt süüa ei anna rohkem, niimoodi, et laua tagant nad ka veel saavad, et siis nagu pole nii hull see asi. Aga meie koer on küll vahel dieedil, jah. Vastab tõele, et sööks nii palju ja ainult? Ja, põhimõtteliselt nad elavad selleks, et süüa. See on nii meeletult hea, et veel kord proovima pean. Sa oled kingitus ja kõiges, kus mul veab. Saadad mind mõttes, ma tean. Aga nüüd veidike ka selle tõu ajaloost. Springer Spanielite kasvatustöö sai alguse juba 18. sajandil. Sportlikest jahikoertest on just Inglise Springer Spaniel vanim. Inglise Springer Spaniel on linde üles ajav linnukoer. Tema tööks on saak võrku või hurtadele ette ajada. Algselt kutsuti tõugu ka Norfolki Spanieliks, kuid 1902. aastal sai tõug ametlikult Inglise Springer Spanieli nimetuse. Sellest ajast saadik on selle koeratõu populaarsus terves maailmas kasvanud. Eriti soositud on tõug Ameerikas, Inglismaal ja Põhjamaades. Rootsis näiteks on Inglise Springer Spaniel tõugude populaarsustabelis 10. kohal. Soomes sünnib aastas ligi 250 kutsikat. Päris supermarketi toiduga ei soovitata ikkagi tõukoeri toita, et nad on ikkagi ohtlikud. Mismoodi, kas sa tahad öelda, et meil müüakse supermarketis mürki? Ei saa seda kinnitada, aga jah, seda ei soovitata, ütleme niimoodi. Et pigem peaks ikka spetsiaalne toit olema. Et on ka olemas spetsiaalne spanieli toit. Sa kohe spanielite jaoks tehtud huvitav, mis seal sees on siis? Seal on vähem rasva, kuna spanielid kipuvad paksemaks, siis seal on nagu arvestatud seda, et tõu eripärast. Esimene Springer Spaniel toodi Eestisse 1999. aastal. Esimene pesakond nägi siin mail ilmavalgust täpselt 9 aastat tagasi. Inglise Springer Spaniel on oma loomult liikuv ja rõõmsameelne. Hea südamlik perekoer sobib jahikaaslaseks ja imehästi ka lastele seltsiliseks. Need kutsad lausa naudivad inimeste seltskonda. Nad tahavad palju jalutada, et siis nad on toas rahulikumad. Et ujuda meeldib neile suvel hästi ja siis metsas jalutada, et meie käime kuskil 2 tundi päevas niimoodi iga päev. Kuna meil on meri lähedal, et siis on nagu lihtne see, et ujuma saada. Haukumine, naabri tulluks ei jää? Ei, selles mõttes, et eks ta ikka augub, kui keegi võõras tuleb alguses, et kui aknast näeb, ta ikka augub. Ja Grace praegu kaitseb oma kutsikaid ka, aga mitte üldiselt nii palju. Koerad ikka auguvad, sellega peab arvestama, et päris vait ei ole. Teda on vaja pügada. Olenevalt meie pügasime oma koera mingi iga 2 kuuga tagant niimoodi. Aga ta tavaline niimoodi, see meil on näituse koera, kui ta on tavaline kodukoer, et siis võib-olla piisab 4 korrast aastas. Olenevalt, kuidas see karv kasvab.
kui meesterahvas saab 100 krooniga hakkama, palju Spanjal? jah, no kuskil 350 krooni läheb üks kord see vigamine. Täiskasvanud koer saab kodus ka pika päeva üksi hakkama. Tööinimesel pole vaja muretseda, et kutsa jänni jääks. Sellega peate aga kindlasti arvestama, et Springer pole raudpolt kindlalt õuekoer, keda aastaringselt ketti võiks panna. Loodetavasti keegi aga ei arva, et see väike karvakera valvekoera tööga hakkama saaks. Sa oled kingitus ja loobuda ei saa kõigest, mis on nõnda hea.